Vares ja rebane. Heinalised unustasid hangu talvel kuhjalava juurde püsti harud ülespidi. Vares juhtus kevadel hangu juurde, laskis enda selle harude vahele, õõtsutas, ei hang andnud järele ega kukkunud ümber. Oli tugev küllalt ja otsustas Vares rõõmuga, et siia võib pesa teha. Tegigi, ehitas pesa valmis, munes munad sisse, istus hauduma. Rebane aga, kes seda kõike nägi, kükitas põõsa taga, silus vuntse ja sepitses plaane, kuidas Varese poegi kätte saada. Viimaks, kui tühjad munakoored alla hanguvarre kõrvale künkale kukkusid, hüppas rebane äkki oma peidupaigast välja, hakkas kurjalt vanduma ning hüüdis Varesele. Mis õigusega, see on minu hang. Kas sa minu käest kah luba küsisid, kui sa siia elama asusid? Ei küsinud, kogeles Vares. Ahah, ega siis pole muud pääsmist midagi, kui anna mulle rendimaksuks üks oma poeg, hüüdis rebane. Muidu vaata ette, saan vihaseks ja raiun hangu maha. Ei Vares andnud, kartis küll, aga pojast oli kahju. Rebane tuli nüüd pesa alla ja lõi sabaga 3 korda vastu hanguvart. Sops, sops, sops. Vares kohkus seda nähes kangesti ära ja mõtles, nüüd raiub hangu maha, nüüd sööb mu pojad ja minu endagi. Ja argpüks, nagu ta oli, võttiski ühe poja noka vahele ning viskas ootavale rebasele suhu. Niiviisi pettis rebane Varese memme käest välja 3 poega. Viimaks sai Vares pettusest aru. Kurvastas väga, nuttis oma hukkunud laste pärast ega lasknud end enam ilma asjata kohutada. Rebane, kel oli lihamaik suus, hakkas Varese peale viha kandma ja otsustas teda ennast poegade asemel ära süüa. Tegi end haigeks, liipas longates veidi eemale, heitis pikali maha ja oli nagu surnud. Ootas rebane Varest nõnda päeva, teise, ootas 3. ja 4. Ei Vares lase end enam tüssata. Ei tule ega tule vaatama, kas kuri rebane tõesti enam ei hinga. Ja ootas siis rebane niiviisi tervelt 2 nädalat, kuni kõht selja külge lausa kinni kuivas ja alumine külg hauduma hakkas. Alles siis, kui pehkinud karvalõhn üles Varese memme ninna tungis, otsustas ta asja ivake põhjalikumalt teada saada. Aga oli ka väga ettevaatlik. Ei lennanud rebase lõugade juurde, lendas hoopiski tagumise jala juurde. Vaatas välja koha, kus karv oli kõige hõredam, võttis hoogu, sihtis otse 2 varba vahele ja lõi kõigest jõust. Oih, heldeke, nüüd raius jala hoopiski maha, hüüdis rebane, hüppas püsti ja põgenes nii kiiresti, et mööda künkaid lohisev saba suitsema hakkas. Vares läks oma alles jäänud poegade juurde tagasi ega mõelnud enam iialgi rebase sõnu uskuda.